see tegelikult on ülilahe asjade kokkumäng, et Ragnar mulle kirjutas, et me sinuga vestelda saame, ma olen seda tahtnud ammu teha, Aha. aga nüüd mul just sündis väike poja ja sina oled meie maja siis, kuidas täpselt on, imikute ja kraniosakraalteraapia õpetaja, imikute osteopaatia. No mida ikka osteopaatia. No osteopaatia jah, aga jah. sa oled ju keskendunud. Kui ma teen tööd, siis ma teen ikka terve kehaga tööd, et siis ma ei keskendu ainult koljule. Et ma õpetan küll ja kraniaalset osteopaatiat, aga see ei tähenda seda, et ma osteopaadina ainult peaga tööd teen. Et ma ikka olen selles mõttes klassikaline osteopaat, et ma teen terve kehaga. Kraniaalset osteopaatiat. Juhuslikult. Ja juhuslikult imikutele ka. Just. Et imikute teema ja jah, väikelapsed. Et täna ma juba olen välja öelnud, et isegi see minu kuidas ma nüüd ütlen, lemmikvanus või on kuni aastani, et sünnist kuni aastani, et siis ma tunnen, et jah, et see on nagu see kõige minu südame lähedasem, et ma olen nii täpseks läinud selles. Aga muidugi ka suuremad ja vanemad lapsed. Ja... Rasedus? Jah. Rasedus ka? Jah. Aga lemmikasi on siis 0–1? Lemmikud on jah, need kõige pisemad. Jah. Et no mis ei tähenda seda, et ma teistega, täna käis just üks 6-aastane tüdruk. Jah. Et tegelikult mulle meeldib lastega tööd teha. Jah. Mul on väga palju küsimusi sulle, aga nendeni jõuan kohe. Aga enne, kuidas sina osteopaatiasse jõudsid? Mis sinu lugu on? Mis sa enne tegid? Tegid sa enne midagi või? Jaa, no ikka ma tegin. Ma tulin osteopaatiat õppima siis, kui ma olin tegelikult juba päris pika teekonna otsinguid läbinud. Selles mõttes, et ma nüüd mõtlen, kuidas seda niimoodi lühemalt kokku võtta. Ja aega meil on. Mis otsisid? Ma otsisin terviklikku lähenemist. Ja ma ikka erinevaid asju proovisin. Ja viimane asi, milleni ma jõudsin, ma olin seda sammu tegemas, et äkki see on see, mis mul veel puudu on, mis nagu päriselt see, mida ma otsin, et see, mis tegelikult ka aitab. Ma olin registreerinud minemas ennast kaaniteraapia koolitusele. Aga sinna ma ei jõudnud sellepärast, et siis tuli osteopaatia kool ennem minu ellu. Selle ma leidsin üles. Kaaniteraapia vist nii terviklik lähenemine ei ole kui osteopaatia. Jaa, aga ma otsisin. Ma otsisin midagi, mis päriselt töötaks, sellepärast, et ma nägin, et kõik see, mida ma teen, see annab tulemuse, aga lühiajalise. Siis ma ei olnud fokusseeritud lastele veel. See tuli hiljem, see spetsialiseerumine tuli ikkagistki koos osteopaatiaga. Et enne seda ma tegin rohkem tööd täiskasvanutega. Et selline spetsiifiline, ütleme nii, ühiskonna see kiht on ju, et see tuli koos osteopaatiaga. Aga jah, kaanid ja tegelikult ennem seda ma tegin ravimassaaži ja päris alguses ma ikka proovisin õppida seda päris läänemeditsiini ja üleüldiselt Tartu Ülikoolis siis? Ei, Saksamaal Bonnis. Et ma olen palju ringi reisinud. Suur osa oma elust 10 aastat ma olen 2 erinevas riigis olnud. Ma olen Saksamaal olnud ja Norras. Norras ma õppisin Oslos ravimassaaži. Et jah, ja need otsingud ongi sellised lõputud olnud minu jaoks, et miski, mis töötab. Ja siis osteopaatia oli see. Ma väga hästi mäletan seda äratundmise hetke täitsa esimesel õppepäeval, esimesel moodulil, kus ma sain aru, et ma olen kohale jõudnud. See on see, mida ma olen otsinud. Sul ka, mul oli see sama asi, kus oli see. Ja, ma tundsin väga hästi seda, et ma sain aru, et ma olen kodus. Ma ütlen, minul oli see äratundmine, kuidas mina osteopaatia leidsin, oli huvitav, et ma otsisin mõned kuud siis tagasi, eelmine erutab sai otsa
ja siis otsisin samamoodi seda uut väljendust endale, mingit asja, mida nüüd teha, mis mulle meeldiks ja siis ma käisin mingil üritusel, kus oli Artjom ja mainis suunurgast. Ma lihtsalt kuulsin niimoodi, et ta ütles, ma läksin osteopaatiat õppima ja siis see sõna jäi mulle mitmeks päevaks kõlama, osteopaatia, ma isegi ei tea, mis see tähendab. Ja siis ma guugeldasin. Et sina olid nendest inimestest, kes ei teadnud, mis tähendab osteopaatia. Ei, ma ei ole kuulnud seda sõna. Kui see mul tuli meelde, et ma olen siin maja peal näinud seda osteopaatia akadeemia, siin oli kirjas. Ja siis ma guugeldasin ja 5 minutit hiljem ma juba helistasin Ragnale, et ma tulen nüüd õppima seda ja siin, jah, mul oli selle lugemise 5 minutiga oli see kodutundmise äratundmise rõõm, jah. Et seda vist kipub siin majas olema palju. Ma ei tea, ma ei oska öelda. Kõik, kellega mina rääkinud olen, on täpselt niimoodi jõudnud osteopaatiasse, et nad otsisid seda asja, seda terviklikku lähenemist ja siis tulid siia ja väga kiiresti said aru, et see ongi see. Ja siis nüüd on osteopaadid. Ja. No nii see kipub olema, et minu kui õpetaja vaatest, et kas sul klikib ära ja sul tuleb see äratundmine või ühel hetkel sa siiski kukud ära ja esimese aasta jooksul või siis teisel aastal sa saad aru, et ma ei hakka sellega tööle, ma ei hakka seda õppima rohkem ja ma lähen oma vana raja peale tagasi. Aga sellel on erinevaid põhjuseid, on ju. See ei ole kuidagi seotud osteopaatiaga. Eks need on ikka need isiklikud protsessid. Ja kaua sa nüüd oled, millal see oli nüüd, kui sa ära tundsid ennast siin mitu aastat? 2016. See on siis 10 aastat. 10 aastat, jah. 10 aastat, 2016. Siis ma tundsin ära, et see on see. Ja ma mäletan väga hästi seda oma eluperioodi ja seda kuidas ma jõudsin osteopaatiasse. See on mul väga-väga hästi meeles. Et see on mingisugune selline suur muutus minu elus olnud, mis sellised hetked jäävad meelde paratamatult. Ja. See on tõesti siuke vinge siis osteopaatia, mis on. Kas sa otsisid ka kas võib öelda, et sa otsisid ka endale terviklikku lähenemist enda suhtes, et ma eeldan, et sa ei olnud mingisugune valgustunud meister sellel hetkel ja siis sa tahtsid kõik aidata, leides sellest meetodit, vaid sa otsisid kuidagi enda mõistmiseks? Ja, selles mõttes mul on alati olnud huvi inimese vastu. Ma arvan, et see on see, mis on mind tegelikult ajendanud kogu aeg midagi otsima. Kõigepealt need sellised nooruki eksistentsiaalsed kriisid on ju, kui sa otsid ja loed ja vaatad ja eks seda kõike on minu elus ka olnud on ju ja seda kaevamist, aga ma arvan, et see ajendus on ikka alati see, et mind huvitab inimene, mind huvitab maailm, mind huvitab see, kuidas see kõik siin toimib ja see oli ka üks osa sellest, miks ma otsisin midagi, mis töötaks inimese peal püsivalt jäädavalt. Ehk siis midagi läbi, mille sa saad inimest, mille abil sa saad inimest tõugata päriselt muutusesse. Sellepärast, et kõik see, mida ma olin ennem teinud, see muudab aga lühiajaliselt. See ei anna seda pikaajalist sügavat muutust, mida tegelikult, mille järgi inimene tuleb, kui ta tuleb osteopaadi juurde, sageli. Kuidagi nii. Kuidas sa mõtestaksid lahti, miks tuleb inimene osteopaadi juurde? Me võime nüüd, ma ei räägi nüüd sellest, et tal selg valutab või mis iganes, aga et mis on siis see nagu fundamentaalne, kuidas sina näed seda inimese kannatuse algpõhjust, mida kas sa seda, mis mõtlen? Ma arvan küll, et ma saan aru. Ja mida sina siis saad teha või mida sina teed, kuidas sa käsitled seda, et luua jäädavat muutust? Ma arvan, et ma jõudsin selleni umbes paar aastat tagasi. Ehk siis peale seda, kui ma olen 8 aastat kusagil tööd teinud, siis ma jõudsin selle sama vastuseni, et mulle tundub, vähemalt täna mulle tundub, et ma selle paari aastaga ma ei ole seda arvamust muutnud, et me aitame inimese tagasi oma raja peale. Ja see aitab luua püsivat jäädavat muutust. Ja see on see, mille järgi tegelikult inimesed osteopaadi juurde tulevad. Et saada tagasi oma raja peale. Et
inimene on kusagile kõrvale kaldunud. Ja kui ta suudab osteopaadi abiga siis tulla tagasi, siis ka see muutus jääb tema elus püsima. Mulle tundub täna nii. Kõrvale kalle iseenda rajast, iseendast võib-olla? Iseendast jah, oma teekonnast või kui sul on eesmärk, siis kui sa oled ära kaotanud selle suurema sihi eesmärgi või seda ei olegi sul elus olnud, sa ei näe seda, siis osteopaat võib aidata. Mitte seda, et ta loob sulle mingisuguseid eesmärke. Ei, pigem ta valgustab ja näitab seda. Kas ta võib öelda ka 0–1-aastaste väikelaste kohta? Ja, sellepärast, et see on ju elu algus. See loob ju kogu elu vektori tegelikult. See, kuidas sa siia ilma tuled ja kuidas sa oma elu elama hakkad. Millise suunaga, millise vektoriga nagu. Kui sul on algusest peale kõik enamus lapsi siia ilma sünnib juba läbi sünni käigus, ta saab mingisuguse trauma. Põhimõtteliselt võib vist öelda, et sünd on alati traumaatiline kogemus, mitte traumaatilist sündi nagu ei ole võimalik. Ja nüüd ongi küsimus selles, et kas ta talletab selle ja elab oma elu sellest punktist edasi või ta vanemad toovad ta osteopaadi juurde ja osteopaat aitab sellel asjal laheneda ja ta saab hoopis teise elusuuna eluvektori. Ja ta ei muuda täielikult kõike, aga mida teeb trauma? Trauma on meie jaoks see, kus me hoiame kinni mingisuguseid energiavarusid. Iga trauma kinnihoidmine on ressursikulukas. Ehk siis ma lahendan või osteopaatia abiga laheneb trauma, vabaneb ressurss, mille sa suunad mingisugusele muule tegevusele. Näiteks laste puhul arengule, mis on lapse puhul kõige olulisem, on ju esimestel aastatel see, et ta teeb meeletuid arenguhüppeid ja see pisike ressurss, mis sealt vabaneb, see on tema jaoks ülimalt oluline, ülimalt vajalik. See ressurss ei ole nii pisike tegelikult ja kui suure traumaga on tegu, siis kui on suure traumaga tegu, siis see ei ole nii pisike. Nii et pisikeste puhul ikka, muidugi. Kas ma saan õigesti aru, et sa näed last, sa ütled, et tema sünnib ja siis temal on trauma, kas sa näed lapsel on hing? Hing tuleb siis emaga õhtu kuidagi ja siis sünnib sealt, kuidas sa näed seda? Et kus see hing tuleb? Jah, ei, nagu hing tuleb, kas sa näed, et on seal mingi hing? Lapsel? Jah, et on nagu eraldus nii-öelda, sa ütlesid, et temal on trauma, kuidagi see, kuidas sa sõnastasid. Ma täpselt mäletan, kuidas sa sõnastasid, aga ma panin... Et ma nagu eraldasin ära hinge ja vaimu ja keha või? Midagi sellist, jah. Kuulsin sinu sõnastuses. Et nagu temal on see trajektoor, et siis on see kuskil see hing, kellel tekib trauma, kellel on siis trajektoor, et keha segab, jah? Jah, just. Kas sa mõtled sellest nii? Ma mõtlen. Kuidas ma seda mõtlen? Ma mõtlen, kuidas selles mõttes, kui me nüüd räägime mingisugust kehast, füüsilisest kehast, on ju, ja kui mitte nüüd võtta neid järgmiseid kehaseid, vaid võttagi hing ja vaim, siis minu jaoks need on kolm erineva tihedusega nähtust või? Ja minu jaoks need on... Kihti võib-olla, jah, aga minu jaoks inimene, kui me nüüd räägime inimesest, siis inimesel kehal on hing ja on ka mingi vaimu osa. Minu jaoks on see nii. Ja. Ma eraldan neid ära. Minu jaoks hing ja vaim ei ole sama näiteks. Et ma näen neid erinevalt. Üks on see, mis on vaimu osa, üks on hinge osa ja siis on meil see meie füüsiline keha ja tark pea mõistus.
mis mis funktsioneerib, töötab siin elus, on ju, füüsilises maailmas, tihedas maailmas väljendub rohkem siis. Ja siis oma rada, see õige rada on siis sellel hingel. Ma arvan, et kõigil koos, ikka. See kõik koos, jah? Ja. Ega... Mis on see, mis minu meelest teeb osteopaatiast tervikliku lähenemise tegelikult, et me justkui eraldame ära kihid, aga ma üritan kogu aeg endal meeles hoida, et see eraldumine on mudel. Tegelikult on ju kõik üks, me ei saa seda ära eraldada. Tegelikult ei saa eraldada, jah. Ja. Minu maailmapildis ka seda ei saa ära eraldada ja kui ma teen füüsiliselt, mulle meeldib füüsiliste struktuuridega tööd teha. Mulle meeldib lähtuda anatoomiast, mulle meeldib füsioloogia, mulle meeldib biomehaanika, ka pisikeste laste puhul. Aga ma ei saa ju ära eraldada ja öelda seda, et ma praegu teen ainult, ma ei tea, kuklaluu ja esimese kaela lüliga tehnikat väikesel lapsel ja see mitte kuidagi, kuna ma teen füüsiliste struktuuridega tööd, siis see mitte kuidagi ei puuduta tema hinge ja vaimoosa. Et ma lõikan need välja ja panen akna laua peale seisma, kuni ma tema füüsilise kehaga teen tööd. Ja siis kui ma olen ära lõpetanud, siis panen tagasi. No see ei ole ju nii. On ju? Et paratamatult see on kõik koos. Tahan, usun, ei usu. Minu jaoks see töötab ikkagi koos kõik. Millal sa selle väikeraste osteopaatia leidsid enda jaoks? No ma siiamaani avastan seda. Ja ma siiamaani järjest rohkem naudin seda tööd. Sellepärast, et see kuidagi tuli, koolis ma hakkasin kirjutama, ma tegin osteopaatia õpingutes on igal aastal lõpus on ju lõputöö kirjutamine. Ja esimesel aastal ma kirjutasin, ma võtsin sellise suure ampsu ja võtsin teemaks embrüoloogia. Sain muidugi kohe oma veast aru, aga ei loobunud. Ja järgmisel aastal muidugi tegin ikka sama teemat, sellepärast, et see teema on väga suur on ju. Aga 2 aastaga, 2 lõputööga ma siis võtsin selle teema enda jaoks, lahkasin nii palju ära, et ma sain sellest aru. Ja täna ma koolis ka, ma õpetan seda 3. kursusele, õpetan embrüoloogiat ka. Aga jah, et sealt see sai alguse ja siis 3. aastaks oli ka midagi vaja välja mõelda, on ju. Siis ma tegin uurimistöö rasedate naistega, kellele ma siis rakendasin 5 erinevat kraniaalset tehnikat ja esitasin siis hüpoteesi, et kuidas need kraniaalsed tehnikad, ainult kraniaalsed tehnikad, peatehnikad on ju, kuidas need siis võivad rasedust ja raseduskulgu kuidagi paremas suunas mõjutada. Ma lähtusin sellest, et osad naised ei taha pikali olla, osad rasedad ei taha sellili kuidagi olla ja et ühesõnaga, kas ma olen suhteline ainult kraniaalsete tehnikatega raseda enesetunnet parandama. Ja tegelikult küll, jah, et täitsa õnnestunud töö oli. Ja sealt siis kooruski välja see, et mul käisid rasedad, on ju, kellega ma tegin seda uurimist ja ühel hetkel nad tulid siis tagasi oma pisikeste lastega. Ja siis ega mul ei jäänudki midagi muud üle, ma ei saa ust kinni panna ja öelda, et ei ärge tulge minu juurde. Embrüoloogiat on ju ikkagi õpitud juba ja tööd on tehtud. Just, et siis ma pidin midagi nende väikestega tegema hakkama. Ja eks see on muutunud ajas, kuidas ma siis tegin tööd, kuidas ma alustasin ja mul oli mingi periood, kus ma mõtlesin, et ma vist isegi üldse mitte midagi sellest aru, mis nende väikestega toimub ja mis nendega teha ja see vist ei ole üldse ikka minu teema. Aga siis tuli minu esimene laps ja muidugi minu enda rasedus ja minu enda esimese lapse sünd tõukas mind jälle sinna tagasi, et ma hakkasin veel põhjalikumalt uurima mitte siis ainult osteopaatilisest vaatenurgast, vaid siis ma sukeldusin juba sügavamale. Siis ma hakkasin juba uurima ka seda
arengulist poolt, mitte füüsilise keha ja mitte aju arengu poolt üldse, vaid jah, pigem sellist käitumuslikku ja neurobioloogiat ja sellist lapse arenguetappe kui selliseid üldse ja mitte ainult siis enda lapse kasvades järjest edasi ja edasi see läks, on ju. Et ja nüüd nüüd ma jätkan seda ja ma järjest rohkem saan aru, et mulle see väga-väga meeldib. Mulle meeldivad need pisikesed ja. Oskad sõnadesse panna? Midagi sa ütlesid, ma mõtlen, kuidas erineb väike laps täiskasvanust? Ta on ausam. Ja enda laps ja väike tita võtan kätte, kui mina tähele pannud, et täiskasvanud inimene võib-olla 2-3 vastuvõttu ja siis vaikselt hakkab midagi liikuma, siis laps on käed külge ja kohe. See ei ole mingid, ei ole seda, ma mõtlen kuidagi nagu lõngakera või sõlme, ei ole nii sõlmes see asi veel. Et see on nagu üks kiht ainult, on ju. Ja mitte alati, seal võib minna sukelduda sügavamale. Algaja nägemus. Aga ja nendega nad on... Mingis mõttes on nagu lihtsam. Mingis mõttes on lihtsam, ja. Nad annavad vahetult tagasisidet ja ka see muutus, mis toimub, see on, mulle tundub täna, et see on ka, et see on kiirem ja seesama, et sa saad elu alguses kujundada tegelikult nii palju asju ära lahendada. See on üks moment, miks näiteks vanematele, sellise näitena, kui ma näen, et tal on potentsiaalne hambumuse probleem lapsel, imikul juba, ma näen, et sealt kasvab see välja. Vanemad ei näe seda. Keegi teine suure tõenäosus ka ei pööra sellele tähelepanu. Aga ma tean, et kui ta tuleb 2-3 vastuvõttu, siis ta ei pea tulevikus plekataid kandma, siis tal ei tule seda hambumuse probleemi. Sa saad väga palju asju ära lahendada juba seal ja sellepärast mulle see meeldib. Et nii nagu ma alguses ütlesin, et see sama eluvektor on ju, sa annad sellele hoopis teise kvaliteedi, kui laps on käinud osteopaadi juures. See lahendab juba alguses nii palju asju ära, millega sa ei pea pärast tegelema. See on päris äge, sest ei ole nii kaua teinud, aga päris äge oleks näha need, kes on imikuna käinud sinu juures ja siis nad kasvavad, et... Ja selliseid on tegelikult, selliseid peresid ja sellepärast, et ma ju alguses tegin väikestega, et on küll, kes käivad ja praegu juba on koolilapsed, selline 1. klass ja 2. klass. Jah, et on siis... kõige parem näide on ju enda laps, on ju, et kes on praegu 5. Kuidas saab midagi ära hoida, on ju, midagi, mingisuguseid protsesse stimuleerides kiirendada, see tema areng, mis on, kui me räägime normidest, on ju, kuidas räägime Karolinast. Jaa, Karolinast ikka. Tema on 5. Jah, tema on 5. Ei ütleks, on ju. Ei ütleks. Jah, et ja see ei ole sellepärast, et tema on selline andekas, on ju. See on lihtsalt sellepärast, et tal on... Sina oled andekas. Jah, et ta valis sündida osteopaatide perre lihtsalt. Ja ega tema on see katsejänes ju. Et kelle peal see kõik see läbi proovitud on ju. Et mida ma nende teiste inimeste lastega teen on ju, et kui ma ei ole järgi proovinud, et tema peale järgi proovida ja ka loomulikult pisikeste patsientide peal ka ja nüüd eile just sai 7-kuuseks teine poiss on ju, temal ka ma juba näen, et kuidas see töötab, kuidas osteopaatia töötab. Et mitte, et ma nüüd talle istun iga päev tehnikaid teen. Ei. Mõned üksikud korrad. Ja, nagu sa ütlesid, et kiiresti reageerivad mõne oma laste pealt.
jah. Kehad on kodus olemas, siis tuleb neid kehasid rakendada. Just, kõik järgi proovida. Noh, saame õigesti aru põhimõtteliselt, iga imik võiks käia osteopaadi juures? Minu meelest küll, jah. Ma arvan ka, et võiks, järjest rohkem mul on tunne. Küll aga mul on värskelt näha kõik protseduurid, mida lastega tehakse, kui sünnivad, et arst ju tegelikult vaatab teda. Ja, ikka muidugi vaatab, muidugi. Et ütleme, tehakse kõik proovid ära, tehakse K-vitamiinid, vaktsiinid, siis midagi ta seal puusasid ta keeras, ma vaatasin, koljut ta vaatas, suhu vaatas. Mida teeb osteopaat, mida arst ei tee? Osteopaat oskab midagi ette võtta sellega ka. Pärast, kui ta midagi näeb, sellepärast, et kui arst vaatab koljut või näiteks vaatab puusasid, on ju, siis puusaliigese dysplaasia puhul on ju, kui need mingisugused millimeetrid seal nihkes on, ega siiamaani tänapäeval lahenduseks on lihtsalt need traksid, mis on täiesti minu meelest, see oli 20-30 aastat tagasi, seda tehti ja tehakse tänapäeval. Okei, trakside kvaliteet on muutunud, aga see on minust ebainimlik laps panna fikseeritud puusa ja põlveliigestega lihtsalt lesima. Et osteopaadil on natuke rohkem tööriistu. Mida sina teed? Konkreetselt dysplaasia hea näide. Jah, saab harjutusi teha sellele ja et inimesed ei tea seda, arstid ka ei tea, arstid pole seda õpetatud. Inimesed ei tea, kuna arstid seda ei ütle, siis inimesed ise ka ei tea, pannakse traksid. Et võiks minna osteopaadi juurde. On ju tore tegelikult, kui inimesed teaksid, et on võimalus. No tegelikult, kui me lähtume loogiliselt, on ju. Mida seal on teatud alaareng, on ju. Selle jaoks, et mingi struktuur areneks, ta vajab verevarustust, on ju, närvivarustust. Verevarustus on millal siis, kui mingi struktuur liigub, on ju. Hästi loogiline. Liiges tahab liikumist saada selle jaoks, et ta suudaks edasi areneda, seda oma normasendit võtta, on ju. Kui me ta ära fikseerime, siis me ju võtame potentsiaalse võimaluse ära kiiremini paraneda sellel struktuuril, kiiremini areneda. Ehk siis see läheb tegelikult loogikaga väga vastuollu. Minul ei ole õigust öelda mitte ühelegi emale, on ju, et palun võta ära. Aga ma räägin seda sama, mida ma sulle räägin ja emad teevad ise otsuse, mida nad teevad nende traksidega. Ja ma tean, et nii mõnelgi on olnud, kui ta on läinud kontrolli, kodus trakse mitte kandnud, on ju, ja siis kontrolli läinud ja traksid on, see trakside kandmise vajadus on, arst on ise öelnud, et teil ei ole rohkem vaja, et hästi kiiresti see asi paraneb. Läbi siis selle, et emad ise vahepeal teevad harjutusi ja ei kanna neid trakse kogu aeg lastel, ei pane neid kogu aeg peale ja sellepärast, et tegelikult kui me mõtleme selle peale, et näiteks 3-4 kuune, on ju, mida ta hakkab tegema? Ta hakkab keerama. Kui tal on puusaliigesed fikseeritud ja tal on traksid, näiteks välja kirjutatud 8 kuuks. Kui ta on 3-4 kuune, siis 2 kuud tema elust on üüratu aeg. See on aeg, kus ta peab... arenguhüpped on selle perioodi. Ja sa oled fikseeritud ja sa ei saa seda teha. Kogu närvisüsteem, kogu keha on mõjutatud terve elu. No täpselt, jah. Et see on nii vastuoluline minu jaoks. Ja siis ta jääb sellest maha ja ta tuleb järgi sellele. Ta tuleb järgi. Aga see ajaaken on möödas. Ja ta tuleb järgi hilinemisega. Ja tulevad ka teised asjad hilinemisega. Ja me ei tea, milline ta oleks, kui tal poleks neid trakse olnud. Näiteks. Võt, kuidagi 40-50 aastat hiljem on seda väga palju raskem muuta, kui mitte võimatu. No võimatu vist ei ole midagi, aga... Ja võimatu on ainult see, mis on sinu peas kindlasti võimatu. Läheb rohkem kui 2 vastuvõttu, mis läheks imiku ees. Ja. Seda kindlasti. Kellegi taas tahtsid rääkida? Just jällegi väga aktuaalne, sellepärast, et kui poiss sündis praegu, siis lastearst vaatas 6 tundi hiljem, vaatas, et seda keeldi ma nägin, ta vaatas niimoodi, et
ta mainis, et seda keelekida peaks nagu vaatama. Jõudsime koju, natuke me seda tehnikat, ma olen siin kuulnud, panin sõrmed siia alla, keeleluu, tundsin, on pinges, hoidsin, läks pehmeks, panin sõrme suhu, liigutasin keelt, tundsin, et midagi lõdestus, läksime rastarsti juurde ja siis ütles, et kuule, keel on ka korras, et ei peagi lõikama. Eelmised lapsed lõigati ära keelekida. See on järjest rohkem julgen seda jalga maha panna. Kuidas sina kommenteerid? Väga veider asi, mida me teeme lastega. Selliseid veidraid asju on väga palju. Ma arvan, me võiksime rääkida nendest pisut. Ja, see keelekida näiteks on ju, et keel on pinges, laps ei saa hästi süüa, eks ole. Ja siis selleks, et keel liikuma saada, lõikame ära selle struktuuri, mis seda kinni hoiab, justkui see ei lahenda ju probleemi. See on väga hea mõte, mis ütlesid, et see tegelikult probleemi ei lahenda. Ta kasvab kinni ja ta on ju uuesti kinni, aga siis nad lõikavad uuesti ära. Ja, sellepärast, et ta kasvab uuesti kokku, on ju. Aga samal ajal on nagu... Samal ajal on olemas osteopaadid. Ma pole isegi õppinud konkreetselt seda veel ja ma panen sõrme peale ja läheb pehmeks ja ei pea enam lõikama. Ja, no sul on juba osteopaadi käed ja mõtlemine. Ja miks keegi ei räägi sellest? Miks keegi ei räägi sellest just, aga miks arstid sellest? Arstid võiks ka ju osata seda. Lastearst võiks ju osata seda minu meelest. See ei ole midagi nii ulumeelset. Minu meelest ka võiks. Või siis vähemalt nii palju, et võiks olla osteopaat seal juures ja vaadata see väike laps üle ka. Prantsusmaa näiteks on. Jah, on. Igas sünnitusmajas on osteopaat ja see oleks väga tore koht ka, kui Eestis jõuda. Jah. Aga keelekidast, see on struktuur nagu iga teinegi, on ju. Ja me oleme erinevad, on ju, selles mõttes, et no ma ei tea, sina oled pikemat kasvu, mina natuke lühemat kasvu, meil on erineva pikkusega käed, on ju, sul on ühe pikkusega, kõrvad on eri suurusega. Keelekida on samasugune struktuur, ta võib mõnel lapsel olla lühem, mõnel lapsel pikem. Küsimus on selles, kuidas laps süüa saab. On ju. Kui teda miskit häirib, siis sa ütlesid väga õige asja, et see on ju, keelekida on ju ainult väljendus mingisugusele probleemile, et see ei ole ju probleem ise. Ehk siis meie osteopaatidena mina ka ei poolda seda, et lihtsalt on lühike, on ju, lõikame läbi ja asi lahendatud, on ju. See tegelikult ei lahenda. Keelekida, keele liikumine võib olla piiratud hoopis muude tegurite tõttu. Ja me osteopaatidena saame seda, nagu sa tegid, kuidagi pehmendada, natuke muuta, natuke liikuvust juurde anda. Ja sa imeta, on ju, keel hakkab liikuma. Kas see keelekida kasvab pikemaks? No ei kasva, aga see pinge muutub ja keel saab uuesti liikuma ja ei ole vaja tekitada lapsele traumat. Ja seal ei ole närviretseptoreid, see ei ole valus, on ju. Aga kui me mõtleme selle peale, et sul peab suu lahti olema sellel pisikesel, on ju, ja keegi midagi, võõras inimene tuleb seal selle laseriga, see on isegi kui mitte füüsiline, siis see on psühholoog. Skalpelliga, no jah. Ei, nad võtavad ja siis panevad glükoosi suhu, et laps ei nutaks. No jah, psühholoogiliselt on ju väga traumeeriv tegelikult lapsele, et kuigi füüsiliselt öeldakse, et see valus ei ole, siis ilmselgelt see jätab jälje, on ju, lapse psüühikasse. No nutma hakkab ju järgi seal on. Jah. Et ja vajadust ei ole. Kuni 2016 aastani oli siis selline Maailma Terviseorganisatsiooni laste arstide üldine arusaam, et väikelapsed kuni 1 eluaastani ei tunne valu. Minu väga huvitav fakt. Ehk siis nagu, et last nähakse mingisugust nagu, mul on nagu koera vastu ka empaatia, aga midagi veel vähemalt on ju, et ta on nagu mingi putukas, keda võib lihtsalt süstida, lõigata paika, kõik traksid, sest ta niikuinii valu ei tunne. Mis mõttes? Kuidas see võimalik? Öelda ta ka ei saa, on ju tegelikult. Ja kui ta nutab, siis see ka ei tähenda midagi, ta lihtsalt nutab, laps peabki nutma. Ja, kummaline, tõesti kummaline. Et sellised kummalisi protseduure, mis ongi minu jaoks nii nagu need traksid või see kida lõikamine, et me oleme juba tegelikult nii palju ette jõudnud oma teadmistega sellest. Ja ma ei tea, ma ei oska vastata, miks ikka veel me käime seda
seda vana rada ja miks see muutus. Võib-olla suured laevad keeravad aeglaselt, oleks see kõige lihtsam seletus sellele. Võib-olla, ma ei tea, ma tõesti ei tea. Seda, mis haiglates tehakse, seda on raske muuta, küll, aga kui vanemad teaksid, siis saaksid ju tulla osteopaadi juurde. Miks me seda vestlust praegu peame? Ma leian küll, et inimesed võiksid teada. Ja minu jaoks on ka näiteks kummaline see, et kuna mul on endal alla-aastane laps, siis on olemas selline beebide grupp, 2025-2026 aastal sündinud beebide grupp ja ma mõnikord harva midagi sealt vaatan, viskab ette, tead. Ja harva, kui ma olen näinud soovitust minna osteopaadi juurde, et väga levinud on füsio, muidugi väga levinud on ka see, et pöördu perearsti poole, aga mõni ema, mõni üksik ema on, kes ütleb, et aga mine osteopaadi juurde, Et kui see info levib, siis ta suuresti ikkagistki levib inimeselt inimesele, emalt emale, perelt perele. Minu jaoks on kummaline see, et me ikka veel ei ole suutnud luua mingisugust koostööd näiteks perearstidega. Need, kes puutuvad, sellepärast, et väikesel lapsel on ju perearst näeb väikest last iga mingi aja tagant reeglina väikelastega käiakse, enamus käib, kuigi tegelikult otseselt seaduse järgi meil seda kohustust ei ole. Aga see on presenteeritud nii, et meil see kohustus on. Sealt seaduse ridade vahelt loeme välja, et peab käima. See selleks. Aga miks siis perearst, kui ta märkab midagi, või kui talle tundub, või kui ema kurdab midagi, et miks me ei ole jõudnud sinna, et perearst võib öelda, et kuule, mine laste osteopaadi juurde, mine vaata keegi, kes tegeleb. Ma ei tea. Ja info levib ainult emalt emale. Ja sellised probleemid nagu näiteks, millega üks viimastest, mis mul ka mind väga mõtlema pani selle teema üle, oli üks postitus sellest, et 1,6-aastane laps ei räägi. Võt ei ole kõnet. Ja ega ei olegi mitte midagi sellega teha. Mitte ühegi valdkonna spetsialist ei ole pädev aitama. Kuigi mina näen, et tegelikult ei räägi, eks siis ei häälitse? Sõnu ei tule. 1,6. 1 aasta 6 kuud? Jah, 1,5-aastane. No väga räägigi. No midagi ikka räägi. No jah, okei. Ja. Et selliseid mitte rääkivaid lapsi tuleb järjest rohkem ja rohkem, 2 ja 3 ka. Järjest vanemaks jäävad. Järjest vanemaks, jah. Et ja minu kogemus ütleb, et me saame väga palju aidata sellega. Aga millegipärast see teadlikkus ikka veel on madal, aga ka näiteks selliste probleemide puhul võib julgelt pöörduda. Osteopaadid oskavad sellega tööd teha. Tahtsingi jõuda sinnani, et millega võiks tulla osteopaadi juurde? Kõigega. Tohutu suur nimekiri. Et ma olen ise juurenud, miks ma seda küsin, on, et mõtlesin, et tahaksin oma tütrega tulla osteopaadi juurde, kes on 5. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et kas tal tegelikult on midagi viga või siis peaksin mina minema osteopaadi juurde, äkki on asi minus, et kas tegemist on iseloomuga, et lihtsalt on selline ja minule käib see vastukarva või siis tal on midagi, mis teda päriselt häirib ja siis võiks viia kellegi juurde. Kus see piir jookseb? Saad sa aru, mis ma mõtlen? Ma arvan küll, et ma saan aru. Kus on see, lapsed ei ole ju selline, me ei saa ju eeldada, et ta oleks emotsionaalselt perfektselt küps ja kõige targem ja mitte kunagi ei nuta ja mitte kunagi ta ei vihastu. On ju loomulik, et ma ei tea, minu 3-aastane poiss vahepeal tuleb impulss peale ja siis lööb kedagi. Ja, kui lapsed ei ole mugavad. Millal see muutub dysfunktsiooniks ja millal sellega võiks tegeleda? Aga see on see sama lugu, et kui sa valid osteopaati või vaatad, kelle juurde sa lähed, et sa võid veenduda selles, et see osteopaat
osteopaat näiteks on pädev ka seda momenti hindama, et ta saab aru ka sellest lapse eakohasest arengust, mis on normaalne ja mis ei ole normaalne 1-3-aastase jaoks. Et muidugi me ei ole neuroloogid, on ju, aga üks osteopaat, kelle juurde sa lähed, võiks osata sulle seletada, mis sellises vanuses on okei ja mis ei ole okei. Aga selle jaoks ta kindlasti peab sinuga rääkima ja ta võtab mingisuguse sellise suurema, laiema pildi sellest ja siis ta muidugi ka katsub last sellepärast, et pinge tunneb igal juhul ära. Pinge tunneb ta igal juhul ära ja muidugi lapsed kukuvad palju, samas nad on disainitud kukkuma ja nad on niimoodi loodud, on ju. Aga kukkumine võib olla erinev ja näiteks ma võin enda lapse näite puhul tuua selle, et ta kukkus kuklaga ja ta kuklaluu jäi oimuluude vahele kinni. Me räägime, et osteopaatias me räägime sellest, et seal on õmblused, on ju, ja koljuluud peavad saama vabalt liikuda või siis vähemalt selline kolju liikumise dünaamika peab olema sümmeetriline. Ja ma avastasin, et peale seda kukkumist on see liikumine selles piirkonnas vähenenud. Siis mõtlesin, et nüüd ma saan aru, miks ta nii nõmedalt käitub viimased paar nädalat. Ma ei tulnud, et alati ei tule kohe selle peale, et see võib olla sellest, on ju. Ja nii kui see asi lahenes, nii ta hingas välja, nii ta lõpetas ära selle minu jaoks ebamugava käitumise, kõik lahenes, tal vabanes uus ressurss, mille ta sai suunata järgmisele arenguhüppele, on ju. Näiliselt mitte midagi. Näiliselt on kõik korras hästi, on ju. Et lihtsalt mingisugune raskem periood lapse elus. Need võisid sattuda ja kattuda oma vahel, on ju, raskem periood, pluss see kukkumine, pluss see trauma, on ju. Aga see on see, miks tasub ikkagi käia, kas või lihtsalt... Lihtsam on lihtsalt minna. Ja, minna ja igal juhul me teeme midagi head. Sellepärast, et iga osteopaadi visiit rahustab närvisüsteemi päris kindlasti. Kui seda on vaja rahustada, on ju. Et kui on vaja natuke stimuleerida, siis stimuleerib. Aga iga osteopaadi visiit teeb midagi head. Päris kindlasti kohe teeb midagi head. Olenemata sellest, kas on kaebuseid, kas ei ole kaebuseid. Olenemata sellest, kas sa oled väike laps või sa oled rase. Sel ei ole mitte mingisugust vahet. Lihtsalt üks profülaktiline osteopaadi visiit on kõigile ette nähtud ja teeb midagi head päris kindlasti. Mina ütlen, et see võiks olla 2 korda aastas vähemalt profülaktiline. Aga oleneb elustiilist ja sellest oma isikliku minuti pikkusest või elutempost või kuidagi niimoodi. Ja. Sulle meeldivad need, see on nüüd huvitav. Ragnar näiteks on öelnud meile tunnis mitu korda, et temale üldse ei meeldi, kui tuleks see niimoodi, et ega mul midagi viga pole, aga tehke mind korda. Ja, selles mõttes, et profülaktilises mõttes ikka, kui ta nüüd tuleb ja ütleb, et tee mind korda, siis ma vabandan, et siis ma ei saa korda teha. Mitte selles mõttes, et tee mind korda, aga selles mõttes, et käis ka üks patsient esimest korda, et ega mul midagi väga halvasti polegi, ma lihtsalt tahaks teada, et äkki mul ikkagi on midagi viga. Ja siis hakkad vaatama, ka ei tea, aga see on siis vere. No see on selline hästi peene tunnetuslik koht, on ju, selles mõttes, et mitte maha müüa talle mingi häire, on ju. Et kui ta tuleb ja ütleb, et tal midagi ei ole ja siis sa ütled, et oi, ma ikka leidsin, kuidas sa üldse omal jalal siia tulid, on ju. Et mitte seda momenti tekitada. Ja samas profülaktilises mõttes me elame elu ja ma sageli kasutan ka inimeste puhul seda väljendit, et see, mis sind vaevab, on ju, see ongi lihtsalt elu, on ju, mida sa elad. Me istume palju, on ju, me liigume vähe, me hingame mitte kõige kvaliteetsemat õhku, meil on pidev närvisüsteemi stimulatsioon, kui me oleme linnas. Me ei ole ette nähtud, me ei ole loodud sellisesse keskkonda. Ja miks mitte tulla ja teha endale, lubada endale midagi head siis osteopaatia visiidi näol. Et minule sobivad need, kes lihtsalt niimoodi käivad, et mitte ootusega, et ütle mulle, mis mul viga on ja mitte ootusega tee mind korda, vaid lihtsalt nii nagu autoga hoolduses.
on ju. See on ju normaalne, no on normaalne, sest kui me hoolduses ei käi, siis ühel hetkel me jääme kusagil tee ääres seisma ja noh, kas siis kutsume puksiiri või saadame romulasse või? No kuidagi niimoodi. Kas see kraniaalteraapia õpetamine, kuidas sa sinna jõudsid, siis toome see kraniaaliga see juurde, et see kraniaal on üks huvitav asi, huvitav valdkond. Kusjuures ma räägin ka, sina oled meile tundi veel andnud, sa oled lastega olnud. Sind lihtsalt ei olnud selles tunnis, kui mina tundi andsin. Et meil andis Marika ühte tundi, aga kui ma guugeldad kraniosakraalteraapia, siis Wikipedia artikkel algab nii, et tegemist on pseudoteadusega, mis põhineb vale arusaamal, et koljuplaatide vahelised õmblused lubavad liikumist. Ma tõin ka selle Marikale välja, siis kuidas sina seda kommenteerid? Minu jaoks on koljulooma liikumine. Osteopaadid vaidlevad selle üle. Mina tean osteopaate, kes ütlevad, et koljuluud ei liigu. Ja kas nad nüüd päriselt liiguvad või päriselt ei liigu? Ega seda me ei saagi teada sellepärast, et koljus... Mina väidan, et seal on olemas liikumine. Kas see liikumine on tingitud sellest, et koljuluude vahel on elastsemad struktuurid ehk siis õmblused, on ju, või see liikumine on tingitud rõhumuutusest või see liikumine on tingitud siis vedeliku ringlusest ehk siis liikvari ringlusest peas, on ju. Selle üle vaieldakse palju, aga ma ei võta seda üldse nii palju fookusesse, et mis see tekitab selle liikumise. Me kõik, mitte ükski inimene, kes väidab, et koljuluud ei liigu, on ju, ei saa väita seda, et seal ei ole liikumist. Liikumine on. Kui käed külge paned, Marika vastaski niimoodi, et okei, võtame 20 minutit, pane sõrmed peale ja katseta, kas liigub või liigub. Just, ja kui me vaatame ultraheliga näiteks, on ju, siis seal on pulseerimised, on ju, seal on liikvari liikumised, vatsakesed, mis toodavad liikvarit, liigub. Ehk siis seal eksisteerib liikumine. Ja minu jaoks on see, millega ma tööd teen. Ja peakujud ikkagi peakujud ka muutuvad. Muutuvad ja näo asümmeetria muutub, on ju, sümmeetrilisemaks. Ja muidugi, mina töötan pisikestega, väikeste lastega, on ju, muidugi lastel on see veel lihtsam. No seal keegi vaidlega, seal on ju, ta ei ole ära luustunud veel õmblused. Täiskasvanuga, mina näen, ma olen oma silmaga näinud, kuidas inimese nägu muutub. Ma tean enda pealt seda, et kui ma olen ma lõin pea ära ja peale pea ära löömist mul hakkas alumisest hambareast välja sõitma üks hammas. Ja kui ma lahendasin selle, käisin osteopaadi juures, osteopaat aitas, leevendas, pani uuesti, taastas selle funktsionaalsuse liikumise selles piirkonnas, mille ma ära lõin, hammas läks tagasi oma ritta, ei sõida enam välja. Ei olnud breketid vaja? Ei olnud breketid vaja, ei olnud, jah. Aga reaalselt, füüsiliselt lihtsalt lõin pea ära ja siis hakkas alumisest reast, hakkas üks hammas välja liikuma. Nii et miskid seal ikka liigub ja ma arvan, et see ongi see oluline moment meie kui osteopaatide jaoks. Et me ei jää, ma eelistan mitte kinni jääda sellesse, et kõik liigub ainult sellepärast, et õmblused liiguvad või mis see esmane impulss on, mis ta paneb liikuma, et või on see üldse see sama, millest räägib see kraniosakraalne teraapia, on ju, ehk siis koljuluude ja ristluu omavaheline liikumine, et kas seal on, kas on siis see membraan, mis ta liikuma paneb, on ju, sellepärast, et seal on ju füüsiline käega katsutav, palpeeritav füüsiline struktuur, mis neid kahte otsa ühendab, on ju. Kas on siis see, mis liikuma paneb? Mis vahet sellel tegelikult on?
see on huvitav, sa mainid seda sellepärast, et ma hakkan järjest rohkem jõudma sinna just, et ma ei pea enam nii vajalikuks nagu täpselt ära defineerida, sest et niikuinii, mis iganes ma arvan, see niimoodi päriselt ei ole. Oluline on see, et kui ma niimoodi mõtlen või teen tehnikaid, siis see töötab. Ja tegelikult muu ei olegi, minu meelest lõpuks ei ole vahet, mis seal päriselt liigub. Kas pole nii? See ei ole nagu, ma ei pea mingi kontrolltööd või eksamit tegema. Minu eesmärk on see, et inimene tuleb probleemiga ja lahkub ilma probleemita. Ja kui see, kuidas, nagu sa ütlesid, et lõpuks ei olegi vahet, mis seal tegelikult liigub, peaasi, et probleem saab lahendatud. Ja, no see on see, mis puudutas seda valdkonda. Ja, ma arvan küll. Mulle meeldib see osteopaatia juures, et kõigepealt mulle tundub, et kõigepealt asi töötab ja siis me üritame seda mõtestada kuidagi. Aga see töötamine tuleb nagu kõigepealt. Ja siis me proovime aru saada, et miks ta töötab, aga võib-olla alati ei mõistagi, miks ta töötab. Ja, ma arvan, et see on selline osteopaadiks kujunemise üks etappidest ka, kus ma arvan, et kõik osteopaadid on läbinud selle, kus sa teed tööd, sa saad kõigest aru, sa tead täpselt, mis asi liigub, mis struktuur, mis side see on, mis närv see on, siis ühel hetkel sa jõuad sinna, et tuleb mingisugune patsient, kes näitab sulle, et sa ei saa mitte ükski anatoomiline teadmine, see mudel lihtsalt kukub kokku. Ja siis sa hakkad midagi tegema. Ja sa lihtsalt jõuad sellesse usaldusse ja sa midagi teed. Ja sa näed, et see toimib, Ja siis sa väsid sellest ka ära midagi tegemisest ja siis sa tuled jälle selle anatoomia juurde tagasi. Sa lähed järjest sügavamale tegelikult kõigi need, sellepärast, et kes meid õpetavad? Meid õpetavad ju need inimesed, kes meie juurde vastuvõttudele tulevad. Ja sa läbidki neid selliseid ütleme nii, et äärmuslikke seisundeid, kuni sa jõuad lõpuks välja sinna, kuidas tegelikult sina ise tööd teed. Mis sinu jaoks kõige toimivam on, mis sinu jaoks kõige töötavam on. Ja see on üks õppimise kohtadest ja kindlasti see ei lõpe ära kooli lõpuga, vaid siis, kui sa hakkad tööle, siis see hakkab veel kujunema. Koolis on see, et teile näidatakse erinevaid õpetajaid, teile klassi ette tuuakse erinevaid õpetajaid, selle jaoks, et te näeksite, kui erinevat moodi saab tööd teha. Ja see on nii nagu lapsed, mida lapsed teevad, et kui mängivad mingil etapil tuletõrjeid ja arste ja loomaarste ja poemüüjat ja juuksurit, mida rohkem rolle ta saab läbi proovitud, seda lähemale ta jõuab oma sisule ja iseendale. Ehk siis ka osteopaat mingis mõttes, alustav osteopaat, talle näidatakse erinevaid variante, ta proovib neid variante, proovib enda peal seda, proovib ainult tunnetusega, proovib ainult anatoomiaga ja läbi selle ta kujundab iseennast kui osteopaati ja jõuab siis lõpuks sinna välja, et mis siis päriselt, kes mina olen, milline osteopaat mina olen, kuidas mina tööd teen. Ja see on see hetk, kus sa jääd juba püsima sellesse, kus sa enam nagu ei pendelda selle vahele, et mis siis, kuidas, kellega, kas sul kujuneb mingi suunitlus välja või kujunebki lihtsalt see oma individuaalne stiil välja, kuidas sa töötad. Aga see on aeg. See on protsess, see on pikk protsess. Mulle näib, et mitte ainult milline osteopaat ma olen, vaid milline inimene ma olen, sest et see kuidagi see on olemise viis. Osteopaatia on eluviis, olemise viis tegelikult. Mitte ma käiks kogu aeg ringi ja mõtlen endale, ma olen osteopaat, aga kuidagi ma tunnen, et see ei jää ainult nagu kabineti ja kooli seinte vahele. Et see, mis siin koolis toimub, mõjutab absoluutselt iga valdkonda minu elus. Ja, see on väga transformeeriv. Kuidas ma suhestun kõigesse, mitte ainult inimestesse, vaid metsas kõndides kas või, kõik saab sellest puudutatud. Mingisugune uus hingus, uus mõtestus. Ja täiesti uus maailmavaade. Ja minu jaoks mulle meeldib see sõna transformeeriv. Et need õpingud, osteopaatia õpingud on transformeerivad igas mõttes. Ja, nii on.
On sul veel küsimusi? Tulles tagasi väikerast, nüüd konkreetne küsimus. K-vitamiini süst. Mis sina sellest arvad? K-vitamiini süstid, ma nägin, miks ma seda küsin. Nüüd on juba teistmoodi, et kui enne pidi pärast lapse sündimist paar aastat tagasi laps sünnib ära ja siis ema on täitsa läbi on ja hea, kui isa kõrval on ja siis arst tuleb, küsib sult umbes 15 erinevat lehekülge, mida nüüd lapsega teha võime enamasti, siis sel hetkel sa ütles, et tehke kõik ära. Siis nüüd on anti paberid koju kaasa, sa saad enne ära täita ja siis sa lihtsalt lähed haiglasse ja siis paberid on täidetud ja keegi sult midagi küsib, vaid tehakse siis protseduurid, millega sa nõus või mitte. K-vitamiini süst. Nüüd ma uurisin selle kohta. Põhimõtteliselt, nagu ma aru saan, siis sellise materiaalse maailmavaate objektiivse teaduse uuringute näitavad, et kui lapsele ei tee K-vitamiini süsti, on umbes 1/30 000 võimalus, et tal tekib 6 kuu vanuselt siis näiteks sisemine aju-verejooks ja ta takistab, veri ei hüübi. Kõik lapsed sünnivad K-vitamiini puudusega, veri ei hüübi hästi ja seega tuleb see süsti teha. See on raske sõnadesse panna, aga ma kuidagi olen sellest maailmavaatest välja astumas, et me oleme nagu mingisuguse statistilise, kõik asjad meie elus on nagu mingi täringu veeretuse tulemus ja siis sul on, kas juhtub halvasti või mitte, et sa oled 1/30 000, see on ju see idee seal taga, on ja siis kas sul veab või mitte, su ajus hakkab verd jooksma ja siis sa sured ära. Siis me teeme süsti. Ma ei olnud sellega nõus, meie ei olnud sellega nõus, sellepärast ma ei tahtnud, et minu pärast kohe, kui laps sünnib, et siis keegi süstib ka veel teda. See on ju vastik, on ja ta näeb ju sellest nagu see elutrajektoor, nagu sa ütled, see on ju väga suur asi tegelikult. See võib näida väike, aga tegelikult see ju, tema närvisüsteem kujuneb selle ümber, et keegi torgib teda kohe esimesel 5 minutil põhimõtteliselt. Rääkisime siis pärast lastearstiga, lastearst on, siis nagu tema arvamus, ma saan aru, et ta ei ole ju kuidagi kuri inimene, vaid tema näeb seda nii, et see on ikkagi tohutult vajalik asi ja ma selleta ei saa. See on huvitav. Lapsed on ju sünnivad ilma K-vitamiinita ja imetajad, peale inimese, mitte teisel imetajal ei tehta K-vitamiini süsti ja nad elavad. Näiteks. Vaktsiinid isegi võib-olla tundlik teema, aga võtame kas või selle K-vitamiini süsti. Kuidas sina seda näed? Kas on siis peab meditsiin sekkuma selleks, et inimesed üldse saaksid elada või saab ka ilma kuidagi? No selles mõttes, see on hästi lai küsimus, see viimane. Kui me tuleme K-vitamiini süsti juurde tagasi, ma pigem üldistaks ära üldse vaktsiinide teema, kui tohib. Nii selle K-vitamiini kui ka kõik muud. Et ma arvan, et ükskõik millise otsuse vanem ka ei tee, ükskõik milline see otsus ka ei ole, kas ta otsustab teha või mitte teha, aga ta peab olema oma otsuses kindel. Et oma otsuses ei tohi kahelda. Ei tohi olla seda olukorda, et ma luban ära teha täna K-vitamiini süsti ja siis ma hakkan homme kahtlema ja mõtlema ja infot uurima ja kahetsema, et ma selle tegin. Seda olukorda ei tohi lubada. Mulle tundub nii, et kui me räägime üldse K-vitamiinist või teistest vaktsiinidest, et kui sa võtad vastu mingi otsuse, see on see vanemaks olemine, kasvamine, vastutus, mis iganes on ju, et enne seda, kui sul sünnib laps, sa oled jõudnud mingisuguse kindla enda sees, mingisuguse kindla otsuseni. Et kas ma teen või ma ei tee. Ja siis, ja siis meditsiinipersonal on ju, K-vitamiini tehakse kõigile on ju, teiste vaktsiinidega on siis see, et vastavalt tervislikule seisundile see immuniseerimiskalender on ju, kas sa siis täidad seda või sa ei täida seda. Ja meditsiinipersonali, arsti ülesanne on vaadata, kas see laps on võimeline
seda järjekordset vaktsiini taluma, sellepärast et on lapsed, kellel ei juhtu mitte midagi. Sa vaktsineerid ära ja ta on terve nagu purikas ja noh, see mõjutab teda, aga see mõjutus on väga-väga väike ja eriti, kui ta veel tuleb pärast osteopaadi juurde, on ju, noh, siis see on minimaalne kahju tervisele. Aga on lapsi, kelle tervis on niigi juba, see joon on languses, aastane, 2-aastane, on ju. Ta niigi on juba seal oma kusagil madalamal, kus ta võiks olla. Ja kui sa sellisele lapsele süstid veel midagi peale juurde, siis tahes tahtmata ta satub veel rohkem sinna alla. Ja sealt juba, need on need juhtumid, kus me räägime vaktsiinikahjustustest. Kui võtta konkreetselt K-vitamiini, siis seesama, mis sa ütlesid, on ju, tõenäosus, et laps sureb verehüübimise probleemi tõttu, kas kohe või siis pool aastat hiljem. See on põhjus, miks hakati üldse süstima igaks juhuks. Mitte ühtki teist õigustust või põhjust sellel ei ole. Seda tehakse igaks juhuks. Kas minu laps võib olla see 1/30 000? No ei tea. Kas peab süstima? Nad ei süsti puhast, ütleme looduslikku, süstitakse sünteetilist K-vitamiini vormi, on ju. Kas on vaja seda sünteetilist K-vitamiini vormi süstida selle jaoks, et ennetada teoreetilist verehüübimise probleemi? Me isegi ei tea, kas lapsed sünnivad verehüübimise probleemiga või mitte, sellepärast, et meil ei ole sellist statistikat, seda ei ole võimalik teha, sellepärast, et kõik saavad K-vitamiini süsti ja see toodi sisse lihtsalt ühel hetkel, kui märgati seda, et millegi pärast laste suremus verehüübimise tõttu kasvas ja siis igaks juhuks, profülaktika mõttes, siis hakati tegema, ette kirjutama kõigile seda. On vanema vastutus selle koha pealt, kas ma lasen või ei lase. Ma pean olema kindel selles, mida ma teen. See on väga huvitav vastus. See kõnetab praegu. Korraks märkusena, et siis tegelikult me ju ei tea, mis põhjustas seda verehüübimis. See võis olla, me ei tea, see mis iganes. Ja, see on nii, nagu täna näiteks üks viimastest lugudest me siin rääkisime kõnehäiretest, kõnepeetusest, on ju, hilinemisest, 2-aastased, 3-aastased. Nüüd on mingisugune uus versioon, mida ma kuulsin, mida väitis üks neuroloog. Ta ütles, et need kõnehilinemised, kõnepeetused on tingitud sellest, et emad on raseduse ajal või väikelapsed on põdenud Covidit. Samas ja sellepärast need 2-3-sed nüüd praegu ei räägi. Mis tähendab seda, et ilmselt, mulle tundus, mulle jäi kõlama see, et ilmselt see on mingisuguse sellise, võib-olla kuidagi seotud ka selle sama vaktsineerimisega, on ju, et kuidagi seda edendada ja äkki võib-olla kohustuslikuks teha mingil hetkel. Aga samas mina näiteks oma töös ja oma kogemust võin öelda, et kõnepeetus sellega minu nägemus on, et see küll sellega seotud ei ole. Et see on hoopis midagi muud. Aga et jah, et neid lapsi on peale Covidit väga-väga-väga palju väidetavalt. Ja just need, kes on emad, kes on raseduse ajal seda põdenud. Nii et mulle tundus, et see võib olla kuidagi ka, praegu ka rasedatele pakutakse ju Covidi vaktsiini. Ma ei tea, kas sinu abikaasale pakuti? Ei pakutud. Huvitav. Miks? Meil oli väga lahe mäe. Muidu tehakse. See, mis sa nüüd ütlesid, seda vastust ma ei ole veel kuulnud, et mulle meeldis see nüanss, et lõppude lõpuks see asi pole nii hull, kui sa vaktsineerid ja asi pole nii hull, kui sa ei vaktsineeri, siis seda hirmutamist seal
mitte Jah. hirmutamist või ütleme, unustame selle ära, Kahtluseid. et keegi sind hirmutab, vaid see, et me ise kardame lapsevanemana ja ise, et seda hirmu, et see hirm on palju suurem probleem tegelikult. Kahtlused, jah. Kahtlused ja hirm. Sellepärast, et kui sa vaktsineerid, siis sa kardad, et äkki see vaktsiin tegi midagi ja siis, kui sa ei vaktsineeri, siis sa kardad, et ta sureb nüüd 100 haigusesse, mis on ravimatud ja surmaga lõpevad alati. Just, jah. Selles peab kindel olema, mida sa teed. See on iga lapsevanema enda vastutus ja seda ei saa mitte keegi öelda, on ju. Sellepärast mul ongi selline hästi selge seisukoht selle koha pealt, et ükskõik, mida sa ka ei teeks, sa pead olema veendunud ja kindel selles, et see on sinu lapse jaoks parim. Et ma võin näiteks enda näite puhul. Palju suurem kahjustus kui meile miski endale kui muu lapsele. üldse. Ja. Nagu me näeme, nagu sa kindlasti näed ja õpime, et hirm on väga paljude probleemide alus, kui mitte kõikide lõpuks. Jah, hirm on laastav selles mõttes. Ma võin enda puhul, minu lapsed mõlemad on vaktsineerimata. Aga miks ma seda ei teinud? Ma ei teinud seda enda pärast, on ju. Ma ei teinud seda enda nõrkusest, sellepärast, et ma tean, ma jõudsin selleni, et kui minu lapsel tekib vaktsiini kahjustus, siis ma mitte elu sees ei suuda seda endale andeks anda. Mitte kunagi ma ei anna endale andeks seda, kui ma tean, et sellest, et mina tegin otsuse teda süstida, temal tekkis kahjustus. Nii et säästa iseennast, et mitte võtta seda vastutust enda peale, on ju. Ma olen valmis vastutama nende tagajärgede eest, mis juhtuvad siis, kui ta jääb haigeks. Ükskõik millisesse haigusesse, on ju, nendest, mille vastu vaktsineeritakse. Aga ma tean, et ma ei ole seda ise vaktsiiniga tekitanud, on ju. Ehk siis selle jaoks, et säästa ennast, oma närvisüsteemi, mina võtsin vastu sellise otsuse. See oli minu jaoks parim. Ja ma olen siiamaani veendunud selles, et see on õige otsus. Ja samamoodi ma arvan, et peaks ka iga lapsevanem enda jaoks välja mõtlema, millega ta suudab hakkama saada, millega ta suudab toime tulla ja millega ta ei suuda toime tulla. Ja lähtuma sellest. Pere koos, peresiseselt, on ju. Mitte ainult ema või ainult isa, vaid see peab olema mingi ühine otsus. Võtta. Mul andis julgust et ma näen, et siin koolis see osteopaatia tegelikult saab aidata nende haigustega, mis on väidetavalt ravimatud ja surmavad, siis et osteopaatilise lähenemisega saab päris palju ära teha nende jaoks ja need asjad enam ei olegi nii hirmsad. Ma ei tea, kus sa selleni jõudsid, aga tore. Me saame teha midagi head alati. Mul on tunne, et elu ei pea kartma lihtsalt, et see igaks juhuks asjade tegemine nagu see piir on, võime igaks juhuks igast asju teha. Ja, igaks juhuks võib kodust välja mitte ka minna. Igaks juhuks võib kodus ka istuda kogu aeg. Kiivri kogu aeg, või midagi sellist on, jah. Et elu ei pea kartma. Kartma ei pea. Kartma ei pea, jah. Ja kui me ei karda, siis iseseks me teeme nüüd õigeid otsuseid, aga igal juhul elu läheb kuidagi ja siis me tuleme sellega toime. Ja mulle meeldib võtta seda, kui et need ei ole, kui meie teel tuleb midagi ette, kui midagi juhtub, et see ei ole mitte raskus, vaid pigem on see väljakutse ja isegi rohkem seiklus kui koorem, raskus ja karistus. Ükskõik, mis elu meile ette ka ei viska. Küsimus on ju meie suhtumises sellesse. Ja kui ma võtan seda kui seiklust siin elus, siis see teeb asja palju lihtsamaks minu jaoks. Ja, nii et ma olen sinuga täiesti nõus selle koha pealt, et ei pea kartma. Ja. Päris hea koht, tuli siuke mõnus vaikus still point, nagu me ütleme. Osteopaatiline still point. Osteopaatiline still point. Üks sündmus, üks muster sai läbi. Saame edasi minna. Võtame otsa kokku siin. Hästi. Ja. Kui ei ole just midagi, millal sa veel sooviksid rääkida? Mulle sobib lõpetada tänaseks. Need teemad kokku võtta ja
ma arvan, et me päris palju rääkisime tegelikult. Ma ei ole kella. Aeg kadus ära, jah. Jah, vaadanud, aga aeg kadus ära ilmselt, jah. Huvitavad teemad. Aitäh sulle küsimast. Ma ei ole ammu nende teemade üle mõtisklenud, pean niimoodi ütlema. Et need vastused on kuidagi sees olemas, aga uuesti läbi rääkida, see annab kindlasti mingisuguse tõuke ja eks me seda, ma arvan, et me saame seda väljundit näha mõne kuu pärast, kuhu see vestlus mind tõukas, kus suunas, nii et suur tänu sulle igal juhul. Aitäh!